Ma olen nüüd 5 aastat inimestele ka õpetanud Osho aktiivseid meditatsioone ja, ja sina tegid esimest korda eile Osho Kundalini meditatsiooni ja see kogemus, mille sa said, et ma tõepoolest tahan seda jäädvustada, sest et ma olen ju rääkinud, mida on võimalik meditatsiooni läbi kogeda, aga see oleneb igast inimesest endast ja võib-olla sa nüüd jagad seda kogemust, mida Osho Kundalini meditatsioon sulle eile pakkus. Nii, jaa, vaata kõigepealt hakkasin sinuga vaidlema. Never ei hakka tööle. Ja oota, ma korraks ütlen seda, täpsustan, et Osho Kundalini meditatsioon algab siukse nagu keha värisemisega ja jutt oli sellest, et teha ütles, et ta on seda kodus teinud, aga kunagi see ei hakka iseenesest. Mina ütlesin, et Osho Kundalini meditatsiooniga see hakkab iseenesest, sest selle meditatsiooni üks idee on, et ise ei tee midagi. Ja Eha siis oli valmis kogema, et kas ta jääb seisma või hakkab tõepoolest see iseenesest. Ja veendusin, hakkas küll. Väga huvitav oli jälgida, kuidas see hakkas. Kõigepealt hakkasid kuidagi mingisugused sisemised sööstud, mingid lihastõmblused, energiasööstud, nagu tõuked, nagu miski tõukaks mind seest. Siis ma sain aru, et mul tuli meelde, mis seda ütles, et sina ei tee mitte midagi ja ma korrutasin seda endale, et mina ei osale selles. Ja tõepoolest need tõmblused ja tõuked viisid üks moment selleni, et tekkis ka selline harmooniline vibratsioon, mis liikus seestpoolt väljapoole, võttis selle keha kaasa. Ma lähen praegu sellesse mälestusse ja see vibratsioon hakkab minu seest võimust võtma kusjuures. Selle harmoonilise vibreerimise vahele siiski endiselt olid mingid tõuked, mingid lükked erinevatest keha osadest, nad liikusid kuhugi suunas. Seda oli väga huvitav vaadelda, absoluutselt ja teises ringis, kui oli tantsimine. Kus jälle keha pidi tantsima, nagu keha tahab tantsida nagu ise. Keha tahab ise. Et siin see esimene osa juba õpetas, et ära tee ikka ise mitte midagi, lase kehal teha, mis tema tahab. Mingi hetk ma jõudsin selleni, et tavaliselt ma selliste harjutuste juures või selliste aktiivsete meditatsioonide juures ma hakkan hingeldama, et hingamine läheb rütmist välja, sest ega ju keha ei liigu ka ühes rütmis, et ta teeb, mis ta tahab. Ma avastasin, et mu hingamine on täiesti eraldi seisvana, täiesti rahulik, sügav rahulik hingamine. Ma vaatlesin oma hingamist, ma vaatlesin oma keha, mis see keha teeb ja ma olin justkui nagu tunnistaja sellele. Ma korra siin täpsustangi, et sa ei ole kunagi teinud Osho aktiivseid meditatsioone, vaid mingid teisi aktiivseid asju, kus on hingeldamine tekkinud. Aga et Osho aktiivselt tegid sa esimest korda ja tunnistajaks olemine on tegelikult nüüd see, mida kõik need meditatsioonid milleni juhivad, ehk teisisõnu nad harutavad su lahti su mõtetest, su emotsioonidest, su valust, pingest, et sa oled nagu lihtsalt neutraalne nägija, kes näeb neid asju, et see ongi see meditatsiooni tee, mis on oluline ja sina said selle teises Osho Kundalini meditatsiooni teises astmes seda kogeda. Nüüd kolmandas astmes siis istuvas asendis siis lisandus mõttemüra, kõik see blablabla, kõik see asi, mis meil siin ajus toimub igapäevaselt. Aga need mõtted ei olnud sellised pikad ja nämmutatud mõtted, nad ei veninud selliseks pikaks. See mõte tuli ja see mõte läks, tuli ja läks ja tuli ja läks ja täiesti eraldi seisvana ma vaatlen oma mõtteid, mis absoluutselt ei seostu minuga. Et mis ei tekita sulle mingeid pingeid, emotsioone, mitte midagi. Lihtne, väga lihtne. Siin olid minu mõtted, siin on minu keha ja siin on minu hingamine. Ja mina olen jälle vaatleja. See oli
minu jaoks täiesti esmane ja müstiline kogemus. Ja selle vaatlejana oled sa täiesti teadlik, et sa oled olemas. Absoluutselt. Ja, et sa ei lendre kuskil seal, sa oled siin ja praegu ja sa näed kõike, nagu me näeme seda ruumi või mida iganes. Et sa oled teadlik, su teadlikkuse tase on selline, et ta hoomab kõike, mis on. Ja. Viimases 4. ringis siis pikali heites tekkis vaikus. Ja mis oli järgmine siis täiesti uskumatu kogemus see, et oli siis nagu 4 elementi, oli siis minu keha, mis vajus lõdvestusse, totaalsesse, oli minu hingamine, mis oli hästi sügav ja rahulik, vaikus minu sees ja siis mina, ehk siis minu teadvus, kui nii võtta, võin öelda, ma jälgisin seda vaikust, mul oli võimalik vaadelda seda vaikust eemalt, ta oli minust eraldi seisev. Ja teda oli väga mõnus vaadelda, ta oli minu sees väga mõnus ja kui see seanss lõppes, siis ma läksin koju, ma tundsin, et ma tahan seda säilitada, seda vaikust. Ma ei taha mitte kedagi näha, ma ei taha mitte kedagi katsuda, ma tahan ainult säilitada seda vaikust ja see vaikus säilis umbes 2 tundi. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et sa tegid esimest korda Osho aktiivset meditatsiooni, mille nimi on Osho Kundalini meditatsioon ja sa kogesid midagi seni olematut. Absoluutselt. Ja see seni olematu kogemus on ainult positiivne, nii nimetatud, kui panna hinnanguliseks, siis positiivne ja hea, jah? Positiivne ja hea. Imeline, võib öelda. Ja nüüd sa oled kogenud neid meditatsioone, vähemalt ühte neist. Kas sa tahad neid tegema hakata? Kohe kindlasti. Aitäh sulle, Eha!